Taimed võtavad maja üle. Ja olemegi katuse all. Kõige koledam tuba siin. Jälle mingi istumisnurgakene. See on hullumaja olnud, mida tingi. See on jube tubade. Et minna oma ööbimiskohta. Meie apartment. Siis Liepajas. See kunstnike oma. Nende enda tehtud see põrandamas haik siin. Kaks magamistuba. Apartment on vana linnas. Auto on kohe akna taga. Mis sa maksid selle eest? 70. Ja mis sa ütlesid, mis ta homseks oli? 269. 269. Jube kallis. Irbene radari juures. Aastate eest me oleme siin käinud. Aga nüüd otsime Haaret. Irbene sõjaväelinnak või siis radarijaama töötajate majad. Siin me oleme juba kunagi käinud. Tahtsin lihtsalt vaadata, et kas see maja, mille vassaad nii lagunenud oli, on veel püsti. Tundub, et on. Seal, kus vihmavesi tuleb katusest läbi, seal ikka maja laguneb kiiremini küll muidu. Aga meil on vaja Kolka jaanitulele jõuda. Ja olemegi jõudnud Kolkasse. Aga mida veel ei leia, on jaanituli. Otsime edasi. Ecolinsil on kohe Riiga Kolka liin. Imelik. Kolka, ehk siis kohalikud kutsuvad teda Kolka külaks. Ka kohalik kuulutuste tahvel ei ennusta mingit jaanitult siin. Ja siin on Kolka kirik. Läheneme Kolka neemele. Seal üle piiri paistab Eesti, üle vee tähendab. Siin on siuke huvitav rand mängidega. Kummaline rand. Olemegi Kolka ninas. Mingi väike jaanituli on siin plaanis. Aga midagi suurt siin ei toimu ja Saaremaa asub nüüd seal. Samuti pole midagi näha.
üks fotograaf seab kaamerat, et pildistada Saaremaa jaanitulesid. Jaanitule platsil on kaar ja Reet filmib, kuidas ma tavan. Filmi natuke. Juba leidsid või? Jah. Väike pettumus on see esialgne jaanituli, et nii väike lõke siin on, et endal on rand puitu täis, aga lõket ei ole ja siin tädi fotoaparaadiga filmib hoopis Sõrve-Säärt oma aparaadiga sihib, et ei tea, kas seal on midagi põnevat toimumas. Et siin ikka mingi pidu toimub, mingisugune. Need kämpingumajad siin olid juba jaanuaris maha müüdud. Ja rahvast siin rannal jalutab, peoni on veel 1,5 tundi aega. Mõtlesime, et kohalikul jaanitulel kannavad kõik pärgasid, aga siin ainult ühel mehel on siuke pärg. Neid pärgasid igal pool tee ääred olid inimesi täis autodega, jäid seisma põllu pealt, korjasid mingit suvalist rohtu ja sellest punusid pärja endale siis. Aga siin peol on kõik ilma. Nii, kell on 21.48 ja meie lõkke siin hakkab tossama. Ja näed, leegud juba kõne. Ja ei ühtegi sõna linna pealt või külavanemalt ega midagi. Niimoodi need asjad kolkas käivadki. Aga nagu vanarahvas armastas öelda, enne kui Pariisi lähed, käi kolkas ära. No me ei ole muidugi Pariisis käinud. Küll ja veel. Küll ja veel, aga jah. Nüüd siis sattusime kolkasse. I'm very happy to welcome you all in Kolka State and we have some that we built today and around there and there will be thousands and then tradition. Seal pakutakse siis kohalikele teed. No? Ja. Ja, een great flyer. Ja. 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 Ja.
second. Yeah, the menu of Väga hea, et ma näen. Tehedust ma tahtsin. Mina ka. Einfach, ja, Tradition finde ich auch. Ist auch schön. jaluta sisse, jaluta välja, õnne kui palju. Peokorraldaja tahab nüüd ringi ümber lõkke teha või ei taha ringi. Ja ikka ringi tantsis. Issand, ma kardan seda niukselt. Kes aias, jah? Jah, kes aias, jah. Kes sealt välja sai siis või mis sealt toimus? Nii ei jäägi kedagi tantsima. Kedagi ei olnud. Mis sealt kedagi ei jäänud? Kedagi ei saanud kätte, kõik on kadunud. Ja need, kes sisse jäävad, siis tuleb see ring suuremaks, see küüt ja ring või? Jah. Ja millega see kõik lõpeb niimoodi? Üks jääb siis välja või? Sealt lähevad eriti kiiresti läbi. See on müstiline koht ka selle poolest, et siin on mälestusmärk Läti esimesele geopeitussaardele, mida need naised siin praegu uurivad. Et siia kolka lahte peideti 2001 aastal esimene geocaching aare üldse. Läti esimene siis. Nüüd hakatakse neile, kes pole veel õlut joonud, teed jagama. Vesi on keema läinud ja
Ja seda jaanituld ei ole isegi kohalikul küla teadete tahvlil on seda jaanituld kirja pandud. Kui nii iseenesest mõistetav, Lihtsalt inimesed kogunevad, mõned midagi taidlevad ja kõik on tasuta nagu jaanitulega lükk. on mingi soovidega seotud. Korraldaja jagab nüüd siin küünlaid soovijatele ja siis need küünlad pannakse siis sinna nii-öelda geopeiitusaarde juurde, mis seal tipus kivi all asus. Ja kui ma nüüd siin natuke ringi pööran ja lähen paar sammu tagasi, siis siin on geopeituse nii-öelda mälestustahvel. See on siis suvevalgeimöö või aastavalgeimöö ja kell on kohe-kohe 11 ja ikka on veel nii valge. Ja seal taga see majakas, mis seal plingib, seal peaks ka üks aare olema, geocachingu aare ja võib-olla see on ainus saar, mis Lätil on, kui see on nüüd Läti majakas, mis ta teoreetiliselt tegelikult on. Või on Lätil veel mõni kuskil siuke saarek? Ongi pidu läbi, oleme tagasi oma majutusasutuse juures. 2 maja peale siuke katlamaja ja mega suured küttepuunnikud. Kõik magavad juba vist. Aknad on pimedad. Kohalikku lesta. Muid häid sööke, mis Lätis saadaval on. No see kell on täiesti vale. Uus päev ja natuke matkame siin. Mis selle koha nimi oli? Malta Kaapas. Valge tüün. See matkarada siin on suletud, aga siin on anduri, mis loevad mitu inimest siin käis. Siis me läbime selle punkti kuidagi eriliselt teistmoodi. Et ei jääks kirja, et me siin käisime.